See hetk on selline, et purjekas seisab paigal, tuul puhub ja nüüd sa hakkad vaikselt sooti peale tõmbama ja teise käega liigutad rooli ja siis kogu see kaadervärk hakkab liikuma. Ja mitte suvalises suunas, vaid nüüd sa pead leidma harmoonia tuule ja purje, lainete ja laeva keere vahel. Ja kui see on käes, siis sa võid sõita edasi kas või Ameerikasse või Austraaliasse ja sealt tagasi. Ja ma arvan, et purjetamine ongi üks kõige harmoonilisemaid tegevusi, mida inimene võib kogeda. Kui ma lähen mere peale, siis ma tunnen, et ma olen vaba, et ma saan nüüd hingata. Ja samas vahel ka meri tekitab minus sellist hirmutunnet, kuna vahel on sellised tormised ilmad, ja siuke tunne, et ei saagi hakkama ja kaldud kaldast nii eemale. Sellepärast ma alati respekteerin merd ja kunagi ei alahinda teda. Võtke üks väiksem laev või jahtlaev ning sõitke keset suurt ookeani. Ükskõik, kas siis Atlandi ookean või India ookean või Vaikne ookean ning jääge ootama. Teid tabavad uskumatud elamused, mida vaimsete praktikate nii-öelda harrastajad, igasugu ida vaimsete praktikate harrastajad siin tavaühiskonnas mitte iialgi ei saavuta. Ja merel on see väga kerge kätte tulema, kui sa seisad keset lagedust, su ees on sinine, ülal on sinine, all on sinine. Ja sa tunned, kuidas argielu sinust välja voolab ja tühjus täidab seda ruumi, mida eelnevalt täitis siis pudi-padi. Selline kõige parem versioon viisist mina ja loodus, kus sa saad olla loodusega üks ja kogeda loodust suhteliselt vahetult. Samuti on meri justkui keeruliselt loetav ja huvitav sõber, et kes ei ole alati ühesugune. Et mõnikord on rahulik, mõnikord vahutab, mis teeb ta väga huvitavaks. Ja meri maailma eri paikades on üldse väga erinev. Baskid ja soome-ugrilased on Euroopa vanimad rahvad, kes on suutnud samas asukohas elada kõige kauem, säilitades oma keele ja kultuuri. Baskidel ei ole tänapäeval riiki, nendel ei ole ka merd. Meil on mõlemad, meil on oma riik, meil on meri ja meil on merekultuur. Ja on selge, et kui me oleme Euroopa üks vanemad paiksed rahvad, siis on ka meil Euroopa üks vanim merekultuur. Meres elavad kalad, kalu püütakse. Kalad ja kalapüük on meie vaimus ja meie keeles nii, et me seda tihti ise ei märkagi. Me võrgutame, me landime, me neelame sööta alla, me jääme konksu otsa. Kogenud inimene on vana kala. Vahel oleme me kudenud olemisega, mõnel on kalapilk ja nii edasi ja nii edasi. Me oleme mererahvas. Meri on meid toitnud ja inspireerinud siin Läänemere kallastel aastasadu. On tõsiasi, et pikk kaldajoon ja arvukalt saari tegid meist juba muinasajal mererahva, kes ei jäänud oma ettevõtliku meele ja vägevate meresõiduoskuste poolest alla viikingitele. Eesti kaldajoon on peaaegu 4000 kilomeetrit pikk. See tähendab, et kui iga Eesti inimene võtaks kätte õngeritva ja seisaks sinna merekaldale lootuses kala saada, siis jääb talle täpselt 3 meetrit. Ja selle rannajoone pikkuse poolest on Eesti maailma riikide seas 30. kohal. Ma kujutan ette, et ma ulbin meres oma Sepamaa talu, mis on minu maakodu olnud lapsest saati. Sepamaa talu meres. Mis ei ole absoluutselt idülliliselt võib-olla kõige ilusam koht, et seal on adru ja kivid ja need kivid on libedad ja teravad ja see põhi natuke vajub ja on savine. Aga ma ikkagi kujutan ette, et on suvi ja ma ulbin seal ja mul hakkab kohe kergem.
käin ma sellise punase madruse mütsiga ja ma käin sellega spetsiaalselt, et inimestele meelde tuletada, et me elame mereriigis ja teadlikult tunnistan ennast selle mereäärse riigi madruseks. Aga võib-olla võiks sellel madruse mütsi kandmisel olla ka üks teine tähendus. Ja see tähendus võiks olla seotud poliitikaga. Ehk et kui ma täna mõtlen merega seotud poliitilise mõtlemise peale, siis kahjuks see mõtlemine on nii-öelda madruse tasandil. Merekultuuri aastal see tasand võiks kiirkorras tõusta kapteni tasandini. Mere kõrval olemine, merega tegelemine, see tundub niivõrd loomulik, et teistmoodi nagu kohe ei oskagi. Meri, see on üks inimesest tohutult suurem jõud. Meri on vabadus. Meri on juured. Meri on võitlus endaga. Meri on iseseisvus. Meri on sõber ja vaenlane. Meri on minu moraalne tugi. Meri on koht, kus võid lahustuda. Meri on absoluutne kontsentreeritus sellele hetkele, mis praegu käes on.